Sinna alla põhitekile suunatakse bussid, veokid ja muu suurem transport. Aga see üles justkui rõdule paigutatakse sõiduautod. Teekond läks hästi, et mingid vahejuhtumeid ei olnud. Kõik toimis nii, nagu me eeldasime. Kuidas laev käitub, kuidas kuuletub kaptenile, tüürimehele? Kuuletub väga hästi. Manööverdusomandused on väga head. Ja siin pigem tuleb ennast tagasi hoida kui sellest, et jõust puudu oleks. Kuidas te olete rahul laeva kvaliteediga? Kvaliteedi suhtes me muidugi pressisime ehitajad kõvasti peale ja me saime selle, mida me sealt eeldasime. Et võib-olla see neile ei meeldi, aga meile meeldib. Peeter Sepp. Millised on esmased muljed sellest uuest laevast? No mul on väga raske neid esmaseid muljeid öelda, et loomulikult iga laev, mis jõuab sadamasse, on, nagu öeldakse, alati hea tunne, et nagu te ütlesite, see on järgus teine, aga hinnanguid annab ikkagi see igapäevane reisija, kes siin sellega reisiga sõitma hakkab. Et kuidas Poola laevatehases asi kulges? Kui palju seal enne vastuvõtmist vigu leiti, palju parandati ja kas üldse vigu oli? No alati laevaehitusega kaasneb märkusi, mida siis hiljem parandatakse, et ei tõllu ülevõtmisel ühtegi klassimärkust üles ei jäänud, nii et selles suhtes laev oli valmis, et esmane ülevõtmine pidi ju toimuma tegelikult enne jõule, aga siis koostöös tehasega leidsime, et teeme veel paremaks, et seal täpselt olidki, et mõned märkused, mis oli vaja eemaldada, nii et lõpuks need kõik märkused maha said, ja laev oli täpselt sellises siis valmiduses, et teine juhatuse liige Mart Loik eelmisel neljapäeval siis laeva vastu võttis. Millised märkused olid? Võib-olla toote ühe välja? Need on pigem alarmid ja nagu teisel poolelgi, et teada on, et ära nii, et selle koha pealt ega seal väga suurt midagi tegelikult esile tuua ei ole. Kas see laeva sisemus on täpselt sama või on siin väikesed erinevused? No on kindlasti erinevused, et juba see erinevus, et kui Hiiumaa liinil, mina ise 4 lapse isana, et kui Hiiumaa liinil on mängutuba teisel korrusel, siis siin on esimesel korrusel, seda enam, et ülesõit on 25 minutit ja minna kuskile teisele korrusele oma lapsega oleks võib-olla palju tahta. Et sellepärast ongi ta kohviku ja poe juures, et saab lapse ära panna, ise kiirelt söögi võtta ja vaadata oma võsukese järgi. Ja kindlasti on erinev ka laeva sisustus, et iga laev on oma sisekujundusega, oma värvidega, nii et aga materjalid on natuke erinevad, aga muud laias laastus ei ole, et ikkagi need samad wifi'd ja ikkagi need samad pistikuid, mida on kogu aeg tahetud, et ei saa oma nutiseadmeid laadida, nii et või televiisorid, nii et selle koha pealt suuri erinevus ei ole. Aga jah, iseenesest laevad oma sisekujunduse poolest on natukene erinevad oma värvide poolest. Ja viimane küsimus, millal on esimene väljumine? No täna õhtu läheb siit laev siis ära Tallinnasse, Tallinna Vanasadamasse, kus ta siis on 10 päeva. Peale seda ristimine. Natuke tahaks ka just Mart Loiguga arutsime siin, et tahaks kindlasti, et nagu öeldakse mehed trennideks, et see sildumine ja see sõit hästi kiiresti läheks, sest veel kord, et ülesõit, pealesõit, mahasõit plus ülesõit peab olema 35 minutit kokku. Nii et natukene mõned päevad ka siis edasi-tagasi sõitu ja siis ta alustab, et täpselt kuupäeva ma arvan, et selgub siin selle nädal lõpuks, et kuidas meil ka nüüd see seadmete paikapanek veel Tallinnas läheb, aga jah, kindlasti me kuskil Tallinnas tagatoas seda ei hoia, et ikka kiirelt rahvast teenindama.